nüüd lõpuks see ikkagi taandub nagu tööülesannetele, et kas inimesele meeldib neid tööülesandeid teha või mitte, hoolimata sellest, et mis ta ajus toimub, saan ma õigesti aru? See ei pruugi olla ainult tööülesanded, ta võib olla ka juhi suhtumine, hästi palju ikkagi juhist oleneb ka, et kui sul on näiteks töötaja, kellel on raskusi mingite tähtaegade meelespidamise või kinnipidamisega, siis kuidas sa siis juhid seda inimest nii, nagu talle sobiks, et sa teda juhid, et kuidas sa saadad talle neid meeldetuletusi või mida te omavahel kokku lepite, kuidas sellest raskusest üle saada. Et seal on juhil tegelikult ka hästi suur töö teha, just sellistes väikestes detailides, kuidas inimest toetada. Aga hüppamegi selle toetuse teema juurde, see on nagu väga hea välja toodud asi, et kui ATH inimene võib-olla kipub unustama või on selline nagu tormakas, et siis juht tegelikult peaks tegema mingisuguse sellise projekti juhtimise juurutama korraliku, eks ole, mingid kalendrikutsed õigel ajal saatma ja nii edasi. Mis on veel sellised asjad, mida tuleks tähele panna seoses näiteks unustamisega või ajajuhtimisoskusega või midagi veel täiendavat? No jah, seda üksikisiku tasandil peaks ikkagi algama üldises vundamendis. Mina räägin seda, et kõigepealt tuleb aju tasakaalu saada ja siis kui aju on tasakaalus, küll ta siis lihtsalt omandab kõik need nipid, mis töökeskkonnas saavutatakse. Ja see on tegelikult ju inimese enda vastutus ja kohustus, et mina ütlen alati, et kui inimene saab teada, mis erilisus tal on või mis haigus tal on või häire, siis see on inimese vastutus seda ka arvesse võtta ja sellega tegeleda, mitte selle vabandusena tuua. Et me ei tohi ehitada ka sükest roosat mulli, et need inimesed nüüd teevad ainult seda asja. Et töökeskkonnas see tegelikult ju ei ole võimalik. Aga inimene peab vaatama enda poolt ikkagi tegema kõik selleks, et muidu on hästi ja siis hakkavad need tööalased situatsioonid ka nagu kasu tooma. Et kui aju pole küpseks või tasakaalu mujal saavutatud või tehtud, ega siis ta seal ei funktsioneeri ka. Aga mis puutub unustamistesse, nendesse asjadesse, mina suhtun nendesse natukene nii, ma arvan, et nendest tuleb suhtuda rahulikult. Et ega aju unustab asja ära, sest pole tal vaja seda. Ja ega aju pole prügikast, kõikidele pole vaja ja aju jätab meelde neid asju, mida inimene suudab endale kuidagi moodi vajalikuks illustreerida aju jaoks. Et eriti me räägime siuksest neuroerilistest ajudest, kes õpivad väga tugevad siukse visualiseeriva kujutluse või mehhanismi läbi. Et nende lihtsalt nagu faktide päheajamine ei ole nende tugev külg. Ja ma arvan, tegelikult iga aju on see. Iga aju õpib tegelikult niimoodi paremini. Et siin peab nagu vaatama seda ja vahepeal võibki unustada. Ja teine asi, mida ma sageli ka armastan öelda, et kui inimene ei pane koosolekul sinu juttu tähele, ju siis sa ikkagi räägid igavalt. Et viga ei ole võib-olla selles konkreetses inimeses ja ma arvan, et koosolekut saab ka teha väga hästi ja väga halvasti ja me ei pea nagu süüdistama seda inimest, et ta nüüd ei pannud tähele. Et äkki vaataks kõigepealt peeglisse.